peitsin Velomaja taha. See on üks huvitav muuseum. Et me vaatame täpsemalt, mis siin toimub. Samavari maja. Siin kõige allpool on Rahva Samavar, et Moosipurk on selle kuju nimi. Et siin teise rea peal on vaasikujulised, kolmandal viinapitsid ehk jonkad ja siin üleval on pallikujulised, munakujulised ja siis kõige säravam on messitarvu. Et see on üks hästi kallis samavar. Perena ei ole siiamaani julgelt öelda oma mehele, et kui palju ta sellest välja käis. Okei. Aga samas, kust kohast need saadud on? Et kas see on, ma ei tea, Eestist või on nad kuskil Venemaal käinud neid kogumas või? Enamus on Eestist. Et Venemaalt nagu tänapäeval eriti tuua ei saa neid vanu samavare. Et Venemaa võttis neid nagu muinsuskaitse alla ja siis kui üritavad vana samavariga üle piiri tulla, lihtsalt suure trahvi selle eest. Vau. On ikka reeglid tehtud. Jah, et selliseid uuemaid samavari ikka võib tuua. Ja need, mis seal kapi otsas on, need on purskpäevakujulised samavarid. Meenutad küll, jah. Ja kuskil 2 nädalat tagasi meil käis veel üks samavari kogu esind, kellel on kodus 300 samavari. Ja ütles, et meil on üks hästi haruldane samavar siin ja see on sees nurga peal. Kõrvits? No, midagi säärast. Kõrvits moodi näeb ta küll välja, jah. Jah, et see meenutab natukene seda purskpäevakujulist samavari, aga sellel on see kurv palju väiksem. Sellepärast ongi siuke erinev ja ta toodeti ka hästi vähe. Enamus on siin toodetud Tuula linnas. On väiksemad samavara siin? Jah, et need, mis siin riiuli peal on, need on 1-2 tassi samavarid ehk egoisti samavarid. Et see samavariga tee joomine oli tavaliselt suure grupi teema, et siis kui palju rahvast tuli külla, siis tehti alati samavariga teed. Aga siukesse samavariga tee joomine on päris egoistlik. See on, jah. Poissmehe samavar. Jah. Mulle kuuluks siuke ära. Aga samas, kas te korraldate siin pidusid ka, et siin on pikk laud nagu näha ja... Jah, et meil saab nagu ette tellida gruppi, et miinimum rahvas on nagu 5 inimest. Ja siis meil toimub siin septembrikuus, see aasta on 11. september, siin üks puhvetite päev ja siis me pakume niisugeste tassidega teed. Kusjuures need on ülihinda näinud praegu. Jaa. Et otsitakse tuletikuga taga ja makstakse väga suuri summasid. Jaa, et siukesed sinised ja lillakad toonid on siukest hästi haruldased. Päris äge. Mul kodus ka mõni siuke isegi leidub. Jaa, et perenaisel on punaseid hästi palju. Et perenaisel on nagu 2 hobi, et üks on samavardi kogumine ja teine on siis täppimised tõmmud. Ja võtta neid on siin veel. Oh my god! Täitsa vekkis, kui palju. Ja, et siin kapis on 50 erinevat serviisi. Vau. Võt, see on kellegi märgune nagu. Hipsterid praegu sulavad. Need kaadrid vaadates. Et enamus on siin nagu Riia toodang, aga need, mis siin allpool on, need on uuemad. Modernselt siis järgi tehtud on, jah? Jah. Päris äge. Ja need, mis siin kapi peal on, need on juba dekoratiivsed. Et see on näha, et venelast on nagu hästi suur see samavari armastus, et igale poole pannakse neid samavar. Et siin on nukkude käes on samavar. Siin ühe mehikese käes. Ja siin on matrjoškadel ja siin on ühed jalanud ka, kus on samavari peal. No vapše, no. Ja siin kapi peal on veel kasetohust ja see on täispuidust siin. Crazy. See on jah, nad on isegi tehtud. Jah, et siin käis üks konkurss ja igaüks sai tuua enda tehtud samavari siia ja siin kogunes 3 samavari. Et see on perenaise enda oma, samavari särgis ja siin on pärlitest veel tehtud. Pärlid või? Vau, mis käsitöö. Assa, väga jõhker. Neid tunde, kes suudab need tunnid kokku lugeda. Ja siin on juba kõik elektrilised samavarid. Modernsemad. Jah, et need hakati tootma pärast revolutsiooni 1918. Tuttava kunstniku maal. On Saaremaa kunstnik. Erki Evestus, ma teen talle turundust. Ma teadnudki.
kamraad mul. Jaa, noh, siit saab obla ka kaasa osta, nagu ma näen. Palju üks suke, siin on 20 € maksab üks purk vist, Üks purk on 15. 15. See raamat on see raamat, jah. Ja siin on veel käsitööõlu ka veel. What the hell? Et see on uus toode siin. Vau. Kusjuures samasuguse punase ja valgete täppidega oli mingisugune pannkoogisprei kunagi. Et said lasta pannile ja siis oli kogu pann oli seda täis oli, noh, et ei pidanud ise mökerdama. Samasugust toonidega oli tehtud ja maksis ka mingi 5 € üks. Jah, et see on ka 5 € see. No vot. Noh, ma alkoholi ei tarvita, et ma kahjuks seda kaasa ei osta. Ei, päris vägev, päris vägev. Aga kusjuures ma olen tähele pannud seda, et slaavi rahvas oskab teha raha. No, teil on muuseum, inimesed käivad, vaatavad, mis toimub. Jah, aga tegelikult see on Eesti rahvas on teinud selle muuseumi. Niipidi või? Teislased on omanikud. Okei, aga samas kui siin ringi vaadata, siis iga mingi nurga peal mingi mamassa müüb oma sibulaid ja siuke äri käib, et vähe ei ole. Ja ma tulen just Lõuna-Eestist ja seal on nagu täiesti, sõidad kuskile mingisse külla, pood pankrotis, kõik show, mitte midagi ei toimu, on ju. Et siin on nagu näha, et venelane nagu mõtleb äriliselt palju, ärilist mõtlemist on võrdes eestlasega, et seda on vägev näha, see on vägev näha. Siin Peipsi ääres on ka nagu hästi vähe nagu tööd ja siis ikka nagu mõtled, et millega võiks nagu raha teenida. Ja siin saab ju sibulat müüa samavari koguda. Ja see on väga äge, see on väga äge. Aga ma tänan teid. Kõik head. Kummijuku on Peipsi ääres suht moes. Siin on näha, et siin on Volker Passat on tõstetud UAZ-i raami peale või? Ehk siis UAZ-ik on saanud endale Saksa autokere, kaubik lausa. Ja muidugi seebripoor siin on ka. Sellistega käeks siin jää peal talvel sõitmas. Ja tal on eelis see, et kui sa peaksid nagu läbi jää vajuma, siis see suur paks rehv hoiab autot vee peal. Ja sa saad jää peale tagasi, loodame, et saad. Aga auto ei pidanud ära uppuma. Et siuksed monstrumid näeb siin küla vahel päris palju. Aga see on selle Samavari muuseumi peremehe oma, et tal pidi olema ka mingi päris palju autosid, et kuskil seal küla otsas pidi need veel olema hunnikuga, et mehel on huvi ja hobi